Kui ma mõtlen selle peale, kui mul endal näiteks oli depressioonis oleku nii-öelda madalpunkt, kus oli ka ärevus kõige kõrgem, siis vahet ei ole, mis ma tegin. Mõnikord jäi saatma selline asi, kus ma nägin midagi, mis mulle ei meeldinud, või keegi ütles midagi, täiesti pisiasi, ja see jäi niimoodi närima. Lihtsalt närima. Täiesti tühine asi, aga see jäi hullult nagu hinge närima. Ja täpselt samamoodi on ka ülejäänud elus. Selles osas ma just mõtlen, et kui inimene on taastumas näiteks vaimse tervise haigusest, depressioon, ärevushäire ja nii edasi, siis on hetked, kus me oleme ülivastuvõtlikud infole, kriitikale, see, mis on meile hea, see, mis on kasulik, ja on hetked, kus me ei ole üldse valmis seda vastu võtma. Ja kui me seda vastu ei ole valmis võtma, siis kõik tundub justkui nagu rünnakuna iseenda vastu või nii-öelda selle seisundi vastu, et kõik, mis öeldakse, et tee hoopis nii või et mis sa seda teed, tee hoopis sedamoodi, nii on sulle parem ja nii edasi, et siis see võib tunduda nagu, et jäta rahule parem mind põhimõtteliselt. Infot saame ikka edasi igapäevaselt ja ükskõik, mis valikud, otsused vastu inimene võtab. Alati tekib mingi moment või hetk, kus valiku üle hakatakse kahtlema, kus mingi tegevuse üle hakatakse kahtlema, kus mingi öeldu osas hakatakse kahtlema ja kus enda põhimõtete osas hakatakse kahtlema. Ja see võib avaldada mõju ka sellele, millega me parasjagu tegeleme. Näiteks kui taastumise osa on muutus ja kindlasti hästi palju asjade proovimine, ebaõnnestumine, õnnestumine, ja kui me selle aja jooksul, kui inimene saab ka neid mõjutusi, kus hakkab kahtlema iseenda otsustes, valikutes, siis võib tekkida see tunne, et aga äkki tõesti ma teen valesti asju ja äkki ongi hoopis niimoodi õigem, nagu keegi teine ütleb, ja siis ongi see nii-öelda see segaduse periood, kus nagu ei teagi üldse, mida teha või see, kas ma teen, on üldse õige. Ja siis võib olla tegutsemine üldse selline motivatsioon tegutseda üsna madal ja nii-öelda käega lüüa see hetk ja see tahe võib olla üsna kõrge. Õnneks on tunded ja tunded lihtsalt tuleb tegelikult läbi elada. Mida rohkem nendest põgeneda, seda intensiivsemalt nad hakkavad peale tulema. Vähemalt minu enda kogemusel. Samas ei saa 100% mitte midagi kunagi garanteerida. Aga jaa, mõte on lihtsalt selles, et taastumine, see nõuab tööd, see nõuab proovimisi, seda saadavad ebaõnnestumised, seda saadavad ka hetked, millal asjad tulevad välja. Ja isegi niimoodi, et kus mõtled, et täitsa lõpp, ma ei usu, et see võimalik on, et nii läks, heas mõttes muidugi. Ja mida rohkem nii-öelda enda seest asjadele selgusele jõuda, seda vähem mõjutab ka ümbritsev keskkond inimest.